päris hästi läks kohe alguses tegelikult isegi. Et libe oli, et sõitsime lihtsalt taktikaliselt läbi ja puhtalt. Pidurdasin, vara ei läinud šikaanile pihta rahulikult läbi lihtsalt. Et lihtsalt ilmselt olen kesval kohal selle pärast, sest teistel on šikaani puuted ja nii. Rütmi saime ilusti paika, alguses läksime, tahtsime vahe sisse teha, esimesel katsel kohe. Ja see tuli päris ilusti, et mingi 17 sekki vist panime ära seal, et siis oli juba, sai üsnagi turvaliselt võtta. Pidamine oli küll siuke ebaühtlane, et meil pigem pidurdustega võtsime turvaliselt, et kindla peale pidama saaks, aga ei, eks meil oli ka neid kohti, kus ikkagi pidi veits läks hirmsaks, et aga see käib asja juurde. Hommiku vist ärkasin natuke paremini üles kui konkurendid, et aeg oli väga hea, aga siis tempo oli üsna stabiilne, et aga kaks eksimust lasime sisse päeva peal ikkagi, et 2 korda tagurdanud. Pidamise poolest oli väga häid kohti, oli väga libedaid kohti ja seal ikka autot oli päris suur töö tee peal hoida vahepeal, et ja seal mõne koha peal natuke rööbas ka, mis tegi olukorra veel huvitavamaks, et aga üldiselt oli väga ägedad katsed ja väga mõnus oli sõita. Ega ta vist algaski kohe esimese katsega, kui õnnestus kõik takistus läbimised hästi ja sai hea hoo sisse. Tuleb ka kaardilugejat tänada, kes suutis legendi mulle piisavalt hästi ette valmistada, et lugeda tähendab ja võib rahule jääda. Juhtus eksimusi ka? Viimasel ikka üks mahapööre tahtis otsaks minna, aga õnneks ta väga sügaval kraavi ei läinud, et saime teele tagasi, aga kõik õnnelikult. Proovisime kindla peale, et väga suuri riske proovisime vältida ja lihtsalt, et saaks sellise rütmi kätte ja siis seda rütmi hoida, aga ütleme, väga keeruline oli. Samas ega konkurents on kõva, et ega väga konservatiivne just ei saa ka olla. Absoluutselt mitte. Konkurents oli ja jääb väga tugevaks, et ega üks vale liigutus ja on kohe mitu meest möödas, nii et ega maha ei saanud kuskil lasta. No ega tegelikult enne hooaja algust oli ikkagi plaan minna võitma, et oleks aeg poodiumile jõuda, et kohe siis niimoodi esimene poodium ka, et hoogu alguses oli täitsa okei. Natukene kartsime, pidas tegelikult päris hästi, lihtsalt ei julgenud nii kõvasti vajutada, aga teise ringiga saime natukene vahet tagasi sõita. Ja siis läksime liidri positsioonile ja siis oli pikk servispaus. Natukene jälle tunne läks ära, et ei saanud kohe peale ja 5. katsel sõitsime veel teelt välja korra, et pidime šikaani tagurdama, et sealt õnneks pääsesime ära, et trahvi ei saanud, et praegu need trahvid on ikka väga hullud, et neid ei kannata üldse võtta. Kokkuvõttes sõiduga rahul? Jaa, võib-olla auto kestis. Jah, see viimane ring oli siuke läbitõristamine meil, et mingid imelikud hääled hakkasid tekkima eest, et mõtlesime, kas üldse lõpuni jõuame, et hoidsime mingi kinni, aga õnneks siin me oleme, mul on nii hea meel. Ütleme nii, et ega kui kodust välja tuled, siis tuled ikkagi võitma. Päeva esimene pool läkski enam vähem nagu plaanitud, aga siis see 5. katse. Ütleme nii, et ralli sai mund kätte. Aga näete, mitte miski pole läbi enne, kui see on läbi. 5. panime kohe esimese šikaani sirgu, tagurdasime samamoodi nagu siin eelkõnele. Panime ühe järgmise šikaaniga kohe. Aga pääsesime nii puhtalt, et saime ära tagurdatud ja saime šikaani läbitud ja nüüd 7. täpselt sama koha peal, kus 5. tegime täppi pealt samasuguse eksimused. Aga tuleb ikka lõpuni pingutada, kui tahad. Selles 5. šikaanis eksiti hästi palju. Mis see seal oli nagu keerulisem kui tavaliselt? No kui 4. pealt tuled ja sul on šikaanis juba hea pidamine, siis see 5. esimene šikaan ehmatas ikka kõiki, sest eks ta oli siukse lagedama välja peal ja seal oli siuke külm rohkem ligi saanud, et ei tulnud seal kruusa välja isegi teine läbimine mitte, et kõik. Tuleb.